mardipäev ja kadripäev on tuntuimad rahvakalendri tähtpäevad veel meie ajalgi. Eks ikka tänu sanditamiskombele. Mardipäevast algas ametlikult talv. Pilli pidi selleks ajaks pekstud olema ning kogu põlluvili salves ja keldris. Mardi ja kadrisantideks rõivastatud noored käisid perest perre, soovides vilja ja karjaõnne ka järgmiseks aastaks. Sandid liikusid ikka perekonniti ja nii sai hiljem pidada näiteks mardipulma, kus üheskoos küla pealt kogutud põlluandidest korraldati pidusöök, omamoodi jätk Mihklipäeva lõikuspeole. Ka rahvasuu on need 3 päeva ühendanud. Mardipäev ja Mihklipäev on vennakesed ja kadripäev nende õde. Sellest ajast hakati ootama jõule. Oli aeg teha kokkuvõtteid ja tulevikule mõelda. Jõulud on suurimad pühad aastaringis, mis algasid toomapäeval ja kestsid 3 kuningapäeva või nuudipäevani. Toomapäeval alustati jõulutoitude ja õlle valmistamist ning koristati kogu maja. Jõuluõhtul, kui saunas käidud ja jõulutoidud, sealiha, verivorstid, kapsjad ja õlu laual, toodi jõulud tuppa.
valguskav ja päev raugeid, kõik jalamuu ju lõppenud töö. Kõigiluni on vallanud laugeid, vanaema veel ketrab kesköö ja siis mulle tema vohtirat nauri, kaugest lapsepõlvest mälestusi too. Seda viskab mul aegade pari, mulle hetkeks ta tagasi too. Vana voht on sul veel meeles, need jutud seal kamina ees, kus vanamen mestis ja muinas loos, läks täide igastus loos. Ja siis kui väikene loom, ma tunnen su juttude soovist. Mugiseb rattas, vanal vohtil seal kamina ees ja ma hõljun kui ennises ajas, kauge hämara unelma sees ja siis mul kodu, minu lapsepõlv ja hella emake. Armas voht toomel kord vaiksel viib, mulle taas noorusaeg tagasi. Tõnisepäeva nimetused viitavad kahele olulisele poolele selle päeva tähenduses: vana kultuspüha ja talvekoolitaja. Lastele tehti need ütlused piltlikult selgeks. Näiteks öeldi: Tõnisepäeval kõnnib üks väike poissike, Tõnis ehk külmapoiss katuseharja pidi. Ta kõnnib seal vara hommikul enne valget, tuleb vara tõusta, kui teda näha tahad. Ka matkiti pakase paukumist kaikaga vastu tare seina lüües. Ise seletati, et nüüd läks talve selg pooleks. Karu talveune kohta võis seletus kõlada niimoodi. Isa ütles, et täna on siis pool talve möödas. Karol on ju üks käpp-peen, keerab teise külje ja hakkab teist käppa nimema, et saab kevadeks ühe jämeduseks. Muidu kui üks peen teine jämesuskaru ei saa käia, kukub küljekile.
metsa. Teadsin metsast, pead sa välja tulema. Tule metsa, mine metsa, hoia metsa, metsa, metsa. Et me mets ei saaks nii otsa, et me mets ei läheks metsa. Tule metsa, mine metsa, hoia metsa, metsa, metsa. Et me mets ei saaks nii otsa, et me mets ei läheks metsa. Küünlapäevaga lõhkeb külma süda ja Kaarel paneb esimese pesapalgi juba paigale. Setus öeldi, et küünlapäev on esimene suvepäeva. Lääne-Eestis aga peeti küünlapäeva jõuluaja lõputähiseks. Kõige enam oli see aga naistepüha. Siis pääsesid perenaisedki Moki, Sukavarraste ja Kangastelgede juurest välja õhtupüha, suveplaane pidama ja muidu meelt lahutama.
Maarjapäev on meie rahvakalendris üks tähtsamaid ilmaennustuspäevi. Nüüd on päev juba pikem kui öö. Looduse elujõud ärkab. Elu valmistub end jätkama ja taas looma. Maarjapäev on naistepüha. Naised ei tee tööd, vaid käivad üksteisel külas. Juuakse marjapuna, punast veini, toorest muna ja süüakse jõhvikaid. Marjapuna joomine annab suveks tervist, jõudu ja head jumet. Siis päike ei põleta mustaks ja sääsed ei söö. Puna joonud tüdrukud saavad kergemini mehele ja poisid meeldivad tüdrukutele. Tantsi, tantsi, neitsikene. Tantsi, tantsi, ma vaatan. Kas sinu lina libiseb, kas sinu tanu taganeb ja sinu põlle põikel telleb. Ei minu lina libise, ei minu tanu taganeb, ei minu põlle põikel telleb.
taas tagasi jüripäeva, kus algas meie tänase peoteekond, kulgedes läbi rahvakalendri esivanemate ajast tänapäeva. Me lähme edasi. Me tõuseme sellele mäetipule, mis terendab siinsamas. Me laskume nõlvast alla. Me läheme selleks korraks laiali, sest ees on palju mäetippe ning nende taga on veel rohkemgi. Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suus, meid teretas aegade tagant ja ütles, et me olla uus. Ja ta ütles, me olla uus ja me päevad veel olla ees. Ja seda õnne kuuldes meil olid silmad ees. Ravan maa, mida võtta ei saa, igal õhtul lähed õndsana magama. Närja poolt taas tuleb ründaja, pistab nahka su agana. Tavad kortsa siruturba olas, pole loodudki maailma nabana. Pilgus kaob klaas, mis selgub sa raas, asud maid ümber jagama. Seal, kus meri kohtub maaga, muuga mulla pinda lööd, hiljem meenutab sus aga ainult sinu ööd. Ning su ausalt nime määrib, aga keegi teist ei tea, kuidas me siis käärist käärid ja lööb laineid üle pea. Meri on tegurada aike, aga tähtüla laotuses tähendab. Põhi on see, kus tuleme, meil on kõik üles tähendab. Eal üle vee, kui su veri ei kee, ei vii jõud, mis see vahemaid vähendab. Poleks kui mees, poleks naist, kelle sees sünnib see, mis meid lähendab. Maailmas toolab vesi ja sool, sest et draakoni pead viskab läbile. Suur on soov olla teisel pool, käised üles käärime. Lendab kui noon üle tee tähtlikult, oma nimega surres ei määrime. Hoovuste pool ja äikesel nool, oma saatust me väärime. Me väärime. Talku lööb ja vihmas sajab. Arvo valitseja pool. Laevu ranna poole ajab. Relvõõrab meeste pool. Laules, et kui põhja läheme. Lähme varem laulud suur. Sest me põhja rahvaks jääme. Hea Pugi, tänaseks on sinu kontsert lõppenud. Ma tänan sind südamest, et sa tegid väga ilusa töö. Sa tantsisid rõõmuga, sa tantsisid kõigile südamesse. Ma loodan, et on ununenud selja taha need kibedad päevad, mil sa pikalt siin staadionil trenni tegid.
aitäh sulle ilusa tantsu eest, hea, pisike, keskmine ja suur tantsija. Aga selleks, see, et sa siin täna oled, selleks, et tantsud selgeks said, on süüd ikka teie juhid. Ja ma palun siia ette, kõigi rahvade tantsijate ette, meie kõiki toredaid tantsuõpetajaid. Aitäh sulle kõigepealt liigijuhid, mudilasrühmade liigijuht Anu Paleht. Esimese ja teise klassi tantsurühmade liigijuht Külli Piirits. Kolmandate ja neljandate klasside liigijuht Krista Rikk. Viiendate ja kuuendate klasside liigijuht Kersti Liivak. Seitsmendate ja üheksandate klasside liigijuhid Helen Truug ja Malle Nööp. Needude rühmade liigijuht Tiiu Vellamaa. Naisrühmade liigijuht Ülle Jääger. B-segarühmad Ülle Müller. Memmede tantsurühmad Anneli Karma. C-segarühmade liigijuht Marika Kuusik. Väikeste võimlejate liigijuht Monika Kirss. Suurte võimlejate liigijuht Avelin Kalvik. Suur aplaus meie liigijuhtidele. Ja täname meie tantsujuhte. Palume siia kõigi tantsijate rahva ette. Kaja Kraav, Ülle Oru, Rutt Kaasiku, Kerli Sandermann, Sirje Grauber, Melvi Nõmmik, Inga Väli, Silva Kärner, Ülle Vaas, Anneli Pihla, Kerli Sirila, Urve Naukas, Tiina Ruuper, Anne Treia, Anneli Tude, Vilma Okas, Kerli Graupner, Anneli Nõmmik, Kätlin Merisalu, Kristi Viimsalu, Vaike Tormila, Airi Jakobson-Männik, Eda Liblik, Sirje Kaitsa, Liisa Gritšenko, Kerli Reede, Heli Tammai, Anneli Läänesaar, Pille Paal, Helle Soo, Lili Välimäe, Deivi Šadeiko, Veli Eesmaa ja Janek Kiristaja, meie suur abiline, kes kõik meie tantsijad ritta seadis. Aitäh teile, head juhid, õpetajad, kes te olete oma lastele kõik need sammud selgeks õpetanud, neid siia peole toonud. Edu jaksu teile edaspidi. Järvamaal on väga vähe inimesi, kes julgevad enda peale võtta sellist kohustust, nagu seda on ühe tantsupeo lavastamine. Selle aasta tantsupeo pealavastaja Marika Kuusik. Head tantsupidulised, pool meie peost on nüüd küll läbi, aga pool on alles ees. Palume kõiki pidulisi nüüd rongkäiku ja rongkäiguga liigume edasi Türi laululavale, kus algab siis laulupeo kontsert, päritud laulud. Aga enne veel tuleb masti otsast alla ja rongkäigu päisesse meie tantsupeo lipp, mis läheb edasi laulupeo lipuks. Ja meil on viimane rongkäigu mineku tants, Oige vasempa. Palun tule võtta oma tantsu joonisesse.